Balti elektrijaama Tuhavälja number 2 sulgemine siis sai teoks seetõttu, et ta oli kasutuseta juba aastast 1986. Ja siis ta lihtsalt seisis, kuna tegemist on Tuhaväljaga, mis on iseenesest küllaltki veekindel rajatis, siis ta ainult kogus vihmavett. Ja vihmavesi muutus seal tuhaga kontaktis olles leeliseks. Projekti käigus siis temast sai rohelise muruga ja puudega kaetud küngas, kuhu nüüd järgmisel aastal paigaldatakse ka tuulikud. Sinna peale rajati siis meie tööstusjäätmete prügila, mis lubas siis vana prügila sulgeda. Ja nüüd on siis seal täiesti nii-öelda euronõuetele vastav. Kõik kaalumine, kõik jäätmete käitlemine, nii nagu nõutud on. Kõige suurem väljakutse selle projekti juures oligi nii-öelda karbonaatsete sadestiste käitlemine. Kui hakati neid Tuhavälja settetiike tühjaks laskma, siis selgus, et seal põhjas on olemas karbonaatsed sadestised. Kui nad ära kuivavad, siis on nagu hambapulber, peenike tolm. Ja nii kui nad vett saavad, nii nad muutusid jälle selliseks pastaks, mis ei kannatanud ei mingid masinaid ja mingid tehnikud. Ja suurem väljakutse oligi see, millele läks kõige rohkem kuidas öelda, vaimajõudu ja aega oligi siis, et leida lahendus, kuidas need karbonaatsed sadestised maha matta nii, et nad ei segaks kedagi, et see Tuhavälja pind oleks ikkagi masinatele nii-öelda kättesaadav. Meie tammide seisukorda pidevalt jälgiti ja jälgitakse ja siis, kui hakkas tekkima väikenegi oht, siis juba lasti seda, taotleti eriluba ja lasti see liigvesi vähehaaval välja. Aga niimoodi, et see vee pH seal jahutusvee kanali lõpus, kuhu see vesi lasti, ei oleks üle 9. Keskkonnamõju mõõtmiseks on muidugi rajatud veel, seal kokku selle Tuhavälja ümbruses on 24 vaatluskaevu, kuhu siis pidevalt 2 korda aastas võetakse veeproove ja jälgitakse seda. Minu hinnangul niisuguse käega katsutavat otsest mõju ei ole olnud, ilmselt seetõttu, et tegelikult on nende keskkonnaprobleemidega ikkagi Narva elektrijaamades kogu aeg tegeletud. Et pigem on see riskide minimiseerimine olnud siiamaani. Millest on mõju see, et neutraliseerimissõlme tekkimisest Balti elektrijaama Tuhaväljale ei ole nüüd leeliselist vett Balti jaamas enam loodusesse lastud. Kuna nüüd on siis see Tuhaväli kaetud muruga ja seal seda enam vee aurustamiseks ei kasutata, siis järgmisest aastast hakatakse sinna ehitama tuuleparki, kuhu tuleb kokku 17 tuulikut ja mis saab valmis 2012 lõpus.